Tere, minu nimi on Rico Veskiväli ja tänases Astrotark videos vaatame uraani transiiditsükleid. Vastame siis küsimusele, et kes on uraan, uraani planetaarne arhetüüp, mis iseloomuomadused on siis uraanil ja kuidas see siis sünnikaardis väljendub ja keskendume eriti transiiditsüklitele. Transiit on siis kuidas siis planeedid mõjutavad inimeste elu jooksul ja vaatame täna siis selliseid uraani tipphetki siin selliste säravate inimeste eludes ja hakkame pihta. Uraani selline sümbol on selline H-tähega, William Herscheli avastatud planeet siin kaasajal, kui siis vanemad planeedid seal kuni Saturnini on silmaga taevas näha ja neid teati siis juba seal vanas Kreekas ja Roomas ja Mesopotaamias ja kaugel ajas siis alates Uraanist, Neptuunist ja Pluutost, kuna neid ei ole silmaga taevas näha, siis nende avastamiseks oli vaja teleskoopi. No ja uraan siis öeldakse, et selliste väga heade ilmatingimuste puhul on teda taevas näha. Praegu me siis näeme ka, et siin täna õhtul siin taevas või praegusel hetkel taevas, ta liigub üsna aeglaselt ka ja ta on siin plejaadidega üsna siis sellises konjuktsioonis ühenduses ja heade ilmatingimuste korral siis on teda taevast silmaga näha ka. Ja täna siis keskendumegi uraanile, et uraanile siis sarnaselt sellele Saturnile on ka need ringid. Aga siin selles Stellariumi äpis need ringe näha ei ole, aga Google'ist saab siis vaadata, võin korra näidata ka neid tema ringesid. Et sellist, nad on küll, paljud on siin renderdatud, aga tal tegelikult on sellised kaunid ringid ka olemas. Üsna palju on tal ka neid ringe. Aga täna siis keskendumegi uraanile ja uraani arhetüübile ja just siis selliste säravate inimeste elutsüklites. Ja hakkame pihta. Esimene kvadraat siis tekib inimese elus uraani kvadraat, siis uraani kvadraat uraanile tekib esimesena umbes seal 20–21 aastaselt. Ja seda aega kirjeldakse siis sellise noorusliku mässuna. Ja võin teile näidata seda siin siis selles Astrotark äpis, et mismoodi see uraan, näiteks uraan kvadraat välja näeb, niiviisi üksi pulgi selgeks teha on see, et siin on inimese sünnikaart, siin hetkel on minu sünnikaart ja seda esimest uraani kvadraati me siis kogeme siin umbes 20–21 aastaselt. See tähendab seda, et kui sündides oli uraan siin taevas, siis see kvadraat moodustub siis, kui ta on 90 kraadi oma sellel teekonnal siin liikunud. Ja uraani täisring on üsna aeglane, et see võtab aega 84 aastat, et see ongi see suur uraani tsükkel. Ja siis täna me keskendumegi sellele 84-aastasele perioodile ja siis see esimene veerand ringi saabki siis täis, kui me jagame 84-ga, ehk seal umbes 20–21 aastaselt. Ja niiviisi piltlikustades ma võin teile näidata ka, et kui siin tagasi kerida siis minu sinna sünnihetke, eks ju, et läheme siit kiirelt tagasi, aastate kaupa saab siit minna, me näeme ka, kuidas siin see uraan liigub ja nüüd jõuab siia minu sünnihetke, et ma olen siin 92 sündinud. Ja millal siis tekib see uraani see 90 kraadi, see ongi see, et kui me nüüd kerime siit 20 aastat edasi, hoiame silma sellel uraanil siin peal, siis me näemegi, et üks hetk ta siis moodustab sellise punase 90 kraadi kvadraatjoone siis omavahel on ju, uraan kvadraadis uraaniga. Minul siis, horoskoobis näeb siis niiviisi välja ja minul siis see toimus seal 2013 kuni seal 2015, siis seal vanuses, ma olin seal umbes 20, 22, 23 minu puhul. Ja siis see on selline esimene selline nooruslik mäss on ju, et Tarnas kirjeldab seda kui siis sellist tüüpilist perioodi, mil noored teevad oma esimese põhjaliku murrangu eelmise põlvkonna loodud või säilitatud struktuuridest. Suured intellektuaalsed läbimurded on siis selles esimeses kvadraadis üsna haruldased, siis kohe vaatame siin inimeste näiteid ka, Newton on siis selline erakordne erand, kellel oli siis ka selle esimese uraani kvadraadi ajal siuke väga tugev läbimurrang juba. Ja kui siin natuke lipsisin üle, et kes see uraan siis üldse on, siis siin võib teda siis kirjeldada ka, et kuna ta on siis avastatud seal 1781, seal ühel pool oli siis Prantsuse revolutsioon, teisel pool oli Ameerika revolutsioon, siis ta ongi seotud selliste muutuste, vabaduse, mässu, revolutsiooniga, igasuguste ootamatute nähtustega, äkiliste üllatuste, ärkamistega, läbimurretega, intellektuaalsete, psühholoogiliste ja vaimsete.
No et siis uraan on selline järsk muutus, ootamatu, geniaalsus, ta on seotud tehnoloogiaga. Kui ta siis avastati 1900 või 1781, siis oligi ühel pool Prantsuse revolutsioon, teisel pool Ameerika revolutsioon, hästi kiire tehnoloogiline areng, äkiline muutus ja siis sellest ajast peale, kui me teda siis sealt teleskoobist nägime, William Herschel avastas ta, et sellest ajast peale siis see tehnoloogiline muutus on olnud ülikiire. Alates seal siis 1781, et seal sellele teemal võib pikemalt peatuda, et mida kõike uraan endast kannab. Aga niiviisi lihtsalt öeldes ongi ta siis selline järsk muutus, ma siit loen natuke neid tema märksõnu ette, et ta on selline ootamatu muutus, ootamatu avardumine ja ärkamine, leidlikkus ja loominguline läbimurre, sära, läbimurre mässpiirangute ja status quo vastu, ettearvamatus, eksentrilisus, ebastabiilsus, ootamatus, tehnoloogiline areng, elekterimpulss uue ja ootamatu ja häiriva, loomingulise, mässulise trikste energia poole. Ehk siis kõik selline uuenduslik geniaalsus ja nüüd kui me hakkame siis vaatama neid inimeste eludes, siis neid uraani tugevaid hetki seal siis siin see esimene kvadraat on ja siis sealt me läheme trigooni juurde, läheme opositsiooni juurde, et siin etteruttavalt võin öelda, et siis see uraan opositsioonis uraaniga ongi võib-olla see kõige olulisem selle uraani puhul. Ja siis esimene kvadraat, esimene selline uraani tugev seis ongi, kui me oleme siin umbes 20-21, siis mäss, revolutsioon, kõik selline piirangute vastu, see ongi kõik siis uraaniga seotud. Ja siis kvaliteet, selle aja kvaliteet on selline esimene murrang, nooruslik trots, vabanemine eelmise põlvkonna struktuuridest, veel mitte küps läbimurre, kuid oluline lahkumine, mis teeb kõik muu võimalikuks. Ja siis vaatame Newtoni sünnikaarti, et ma võtan siit siis ette ka Newtoni selle sünnikaardi, eks ju, vaatame sünnikaarti. Ja siis me näeme siis uraan tal siin Skorpionis sünni hetkel ja siis vaatame siis tema transiite, et Newtoni elus siis esimene kvadraat toimus siin 1664 kuni 1666 ja mida siis seal nagu Tarnas eelmises selles slaidis ütles, et selle esimese kvadraadi ajal, kui me seal 2021 oleme, et sellised suured läbimurded on haruldased, aga Newtoni puhul siis oli, siis see annus mirabilis arendas välja siis binominaalteoreemi, matemaatilise analüüsi, optika, varased gravitatsioonialased arusaamad. Newton ise kirjutas, olin oma leiutiste jaoks parimas eas ja huvitusin matemaatikast ja filosoofiast rohkem kui kunagi varem. Ja uraan oli siis 90 kraadi kaugusel oma sünnipositsioonist, siis sellise esimese kvadraadi äär. Me võime siin minna, läheme aastasse 1665, siis selle Newtoni puhul, et siin korra lihtsalt teile siin pilt likustada seda. Paneme uuesti 0101, 1665, 12.00. Siis tema puhul siis näha, näete siin, et tema sünniura on siin taevas ja nüüd liikus siit 90 kraadi siia taevasse, siis uraan kvadraadis uraaniga. Newtoni puhul siis sellised esimesed läbimurded siis tema sellises teaduslikus töös. Et natuke siis piltlikustada teile ka seda, mida see kvadraat siis tähendab, et see on nii-öelda see veerand tiiru, täistiirust, et esimene veerand siis ja siis nende tipphetkede ajal, mis vaatame kvadraatis, vaatame opositsioone, vaatame trigoone, siis nende tipphetkedel, nendel kõige tugevamatel uraani seisude ajal, siis me näeme inimeste elus selliseid uraanile omalikke sündmusi. Et see ongi kogu selle transiidi astroloogia mõte ja siis astrotark.ee lehel saab siis enda transiite jälgida, oma lähedaste inimeste transiite jälgida. See on, ma arvan, see põhiväärtus ka selle astrotark lehel on siis see transiitide jälgimine, enda pikaajaliste ja enda lühiajaliste ja sellest lähtuvalt siis niiviisi teadlikumalt saame elada. Aga ja siis siin ma teen sellised kiired näited, et pärast ma toon ka natuke põhjalikumaid näited. Darwin siis, mis Charles Darwini, kõik teame, evolutsiooniteooria, temal siis esimene kvadraat, kui ta oli seal siis 21 ja niiviisi 1831 aasta lõpp, lahkus Inglismaalt laeval HMS Beagle, see siis oli 27. detsember 1831 ja see oli siis tema see esimene selline murrang on ju tavapärasest elust, mis tegi võimalikuks tema evolutsiooniteooria, et siis ta selle HMS Beagle laevaga siis sõitis sinna Galapagosele ja sealt hakkas siis tema see evolutsiooniteooria nii-öelda nagu arenema, eks ju.
Järgmisena vaatame siis esimene trigoon, et kui see kvadraat on pigem selline mässulik või selline konfliktne seis, et siis see trigoon on selline toetav seis ja seda siis nimetatakse niiviisi, see toimub umbes 27-28 aastaselt, trigooni sümbol siin, et see on siis selline esimene läbimurre. Ja siis avaldub Prometheuse impulss esimest korda konkreetses loomingulises vormis. Inimese ainulaadne geenius ilmub esimest korda maailma. Sellel on inspireeritud esile kerkemise omadus, värske originaalne sageli epohhi loov. Kui kvadraat oli mäss, siis trigoon on looming. Ja need aspektid on sellised, me siin räägime siis aspektidest ja kui need aspektid on nagu natuke võõrad, siis kokku on neid 5 tükki. Et siin on konjuktsioon, on siis see, kui planeedid on taevas koos, opositsioon on see siis, kui planeedid on taevas vastamisi, kvadraadist me juba rääkisime, see on siis, kui on 90 kraadi seal nende vahel, ja siis trigoon ja sekstiil on sellised nagu toetavad seisud, harmoonilised, et siin kuna me räägime siis sellisest trigoonist praegu, siis hoiame siin kuklas seda teadmist, et see on selline harmooniline seis, planeedide vahel on siis 120 kraadi, see on see pikk sinine joon. Ja siis kvaliteet sellel esimesel trigoonil meie elus, kui me seal selline esimene läbimurre on selline esimene loominguline õitseng, ilmub eluaegse geeniuse seeme, veel mitte täielik väljendus, kuid algne läbimurre, millele kõik muu tugineb. Inspireeritud värske epohhi loov. Nii, ja siis vaatame siis Einsteinile kiirelt näitab, et tema siis esimene uraani trigoon, siis ta avaldas, temal oli siis aasta 1905, avaldas siis 4 märgilist artiklid, erirelatiivsusteooria, siis E võrdub MC ruudus, on ju, fotoefekt, Browni liikumine, ja siis 30. juunil 1905 oli uraan 1 kraadi kaugusel täpsest trigoonist oma sünnipositsioonist. No siis, et korraga teile veel siis pilt likustada, siis võtame selle Einsteini sünnikaardi siit lahti ja lähme vaatame transiite, mis aastat ta siin meil ütles, see oli siis 30. juuni 1905, nii 30.06.1905 ja paneme kell 12, nii 30. juuni 1905 ja siis paneme siia trigooni ka peale. No siis me näeme, kuidas uraan trigoonis uraanis, et see pikk sinine joon siis sünnikaardis näitab trigooni. No siis täpselt sellel ajal, kui siis Einstein tuli oma esimeste, E võrdub MC ruudus ja Einsteini selline esimene suur läbimurre siis toimuski just sellise uraan trigooni ajal. Et see on selline hämmastav, kuidas siis inimeste elus see, kuidas seal üleval ja kuidas all, kuidas ülal nõnda all ja see sünkroonsus, et eksisteerib vaba tahe, aga samal ajal eksisteerib ka selline planetaarne siis selline kooshingamine. Ja siis selline naine nagu Percy Shelley kirjutas siis sellise oma uraani trigoon transiidi ajal sellise raamatu nagu Prometheus Unbound. Ja see on otses mõttes Prometheuse arhetüüp, mis ilmus esimesel trigoonil. Shelley uppus 29 aastaselt jõudmata kunagi opositsioonini, et ta suri siis enne, kui ta jõudis oma uraani opositsioonile, mis siis mäletame on ka üks kõige olulisemad uraani transiite. Me kohe jõuame ka sinna, aga mis ma siis tahtsin veel teile öelda, et kuna see planeet Uraan sai siis üldse enda nime siis sellise Uraanuse taevajumala järgi. Ja kuna siis uraani avastasid juba siis astronoomid, siis temale selles mõttes ei saanud nagu selline õige müütiline nimi, et need vanad nimed seal alates siis Saturnist, vanad nimed alates seal siis Merkuurist, Veenusest, Marsist, Jupiterist, Saturnist, et need on sellised nagu vanad Rooma ja Vana-Kreekast pärinenud sellised jumalate nimed, aga need 3 muud siis said endale mingis mõttes nagu niiviisi astronoomide pandud nimed. Ja siis Richard Arnas on seda uurinud ja sellest palju rääkinud ja siis see raamat ka, millele see uraani see tänane see loeng toetub, ongi siis selline Prometheuse ärataja on see raamatu nimi või Prometheus the Awakener. Ja Tarnas on siis öelnud, et kui kreeklased või roomlased saaks siis uuesti uraanile õige nime anda, siis tema õige nimi oleks hoopis Prometheus. Ja Prometheus oli siis selline jumal, kes varastas jumaladelt tule, selline suur läbimurre inimese ajaloos, tehnoloogiline läbimurre, vabadus, et see uraan siis väga samastub või kolereerub siis selle müütilise Prometheusega. Ja siis selles näites ka siin üks kuulsamaid siis teosed üldse Prometheuse müüdist. Siin kaasajal ongi siis Percy Shelley Prometheus Unbound raamat ja siis seda ta kirjutas ka siis selle
täpselt siis, kui tema siis sünni uraan oli trigoonis uraaniga taevas. Ja nüüd jõuame siis selle kõige olulisema, võib-olla siis selle uraani transiidi juurde. Ehk siis, kus me nagu kõige silmnähtavamalt on alati näha siis inimeste eludes seda uraani siis nagu eriti tugevalt esile tulemist. Ja see siis toimub tavaliselt seal 38–42 aastaselt. See on siis ka see uraani nii-öelda see täiskuu moment. Ja seda siis võib niiviisi vaadelda, et miks ka see täiskuu moment, siis ma võtan siia teile näiteks kiirelt, siin on Einsteini sünnikaart lahti ja siin Astrotark lehel siis õppematerjalides on ka, siin osad need olulised transiidid on siin õppematerjalides välja toodud ja siin saate siis vaadata ka näiteks oma Jupiteri ringe tagasitulekuid ja Saturni tagasitulekut, see on siis see täisring on see tagasitulek ja siis uraani opositsioon uraaniga ma olen ka siin välja toonud, no siis Einsteinil oli see 1919, no et mis see siis tähendab? Tema puhul, et siis ongi, et ta oli siis aastaks 1919 oli uraan tema elus pool ringi ära teinud. Ja see on ka siis see täiskuu moment, et kui me siis mäletame, et täiskuu siis moodustabki sellel hetkel, kui päike on siin, planeet Maa siin keskel ja kuu tuleb siia vastu, siis ongi see täiskuu nii-öelda, et see päikese valgus siis täielikult valgustab kuud, see on täiskuu. Ja siis seda uraan opositsioonis uraaniga, et seda opositsioonis nimetatakse täiskuuks nii-öelda, et uraan on oma seda pool tiiru ära teinud ja see ongi siis võib-olla see tuum ka selle tänase video puhul. Ja siis muidugi ka siis tarnase selle Prometuse ärataja raamatu selline keskne tuum on siis uraan opositsioonis uraaniga. Ja siis see on siis nagu kogu tsükli kulminatsioon. Tarnas kirjeldab seda järgmiselt. Siis võib-olla siis hästi me teame siis sellist sõna siin lääne tsivilisatsioonis nagu keskea kriis. No siis tegelikult keskea kriis olekski õigem ümber nimetada siis uraan opositsioon uraaniga. Mida sage nimetatakse siis teiseks noorukeaks keskea kriisi. On taas selgelt prometeusliku iseloomuga periood, mil mehed ja naised tunnevad sageli vajadust murda välja tavapärastest struktuuridest, sotsiaalsetest, professionaalsetest ja psühholoogilistest, et otsida suuremat vabadust ja loomingulist eneseväljendust. Ja märksõnad siis see kvaliteet on selline maksimaalne võimsus, maksimaalne vastasseis, uraan opositsioonis uraaniga, Prometeuse impulss, siis kui me siin räägin Prometeuse, siis ma räägin tegelikult sellest uraanist või sellest uraani arhetüübist, on ju, et see uraan ja Prometeus on mingis mõttes nagu see sama tegelane, arhetüüpselt või mütoloogiliselt või oma selliselt olemuselt. Ja siis Prometeuse impulss jõuab täieliku väljenduse juurde. Inimese elu missioon muutub vaieldamatuks. Sageli on tegemist elu määrava töö või sündmusega, revolutsiooniline, trotslik, maailma muutev. No siis Freudi elust tema opositsioon. Nüüd kui me need opositsiooni näiteid siin vaatame ja hiljem siis lähme ka nii nagu rohkemate näidete juurde veel, et siin ma toon igast sellisest sellest suhtest paar näidet, et teile siis nii lahti kirjeldada, et mida see iga see kvadraat või trigoon või siis opositsioon või siis uraani täisring, mida see esile toob inimese elus, kuidas see avaldub. Ja siis Freudi puhul siis me oleme selle opositsiooni juures, et siis tema asutas siis oma opositsiooni ajal siis psühhoanalüüsi. No siis võib-olla üks kõige olulisemaid samme üldse psühholoogia ajaloos on ju. Ta nägi siis täpselt sellel ajal unenägu Irma süstist, 24. juuli 1895 võite siis guugeldada Irma süst Freudi unenägu või siis Irma's injection ja siis see oli võib-olla selline esimene unenägu, mida ta hakkas väga süvitsi analüüsima. Ja siis ta kasutas esmakordselt terminit psühhoanalüüs, alustas süstemaatilist eneseanalüüsi, mõtles välja Oidipuse kompleksi, see oli kogu tema karjääri määrav läbimurre. Nüüd mäletate, uraan on seotud läbimurretega, ootamatute avanemistega, revolutsioonidega, geniaalsusega selline, et siis inimeste elusse uraan opositsioonis uraaniga toob midagi uut, avardab, lõhub ja nii edasi. Galileo Galilei elus siis uraan opositsioon uraaniga, see oli üks esimesi näiteid, mida ma kunagi lugesin uraan opositsioonis uraani kohta. No siis aastal 1607 kuni 1610 suunas siis Galileo on ju esimest korda teleskoobi taevasse. See on ka siis väga suur sündmus, kui me mäletame, et Paast siis kuulutas ta Ketzeriks ja nii edasi on ju. Mida siis tegi, siis ta avastas Jupiteri kuud, ta seal avastas, et nägi need kuu peal need kraatreid on ju, avaldas siis Siderus Nunciuse ja uraan oli siis täpselt 1 kraadi opositsioonis, et siin ma võin ka siis teile niiviisi pilt likustada, seda natuke Galileo sünnikaarti siin näidata,
vaatame tema sünnikaarti ja siis lähme vaatame siin õppematerjalidest tema uraan-opositsioon uraaniga, no siin 1608, no siis täpselt tema uraani täiskuu tsükkel või see uraani poolringisid, et siis näeme Galileo elus, kuidas ta siin siis nii-öelda lohatas siis läbi teleskoobi on ju seda taevast ja mingis mõttes ka selline läbimurre siis nagu teadusajaloos on ju. Nii, teine trigoon siis, et meil siin elus me kogeme siis seda uraani trigooni 2 korda, see on siis umbes seal 55–57 aastaselt. No see on selline kulminatsioonifaas, varasemate aastate revolutsioonilised ideed on küpsenud ja võtnud lõpliku kuju. Sageli inimese magnum opus või krooniteos või kroonteos. Kui esimene trigoon oli seeme ja opositsioon plahvatus, siis teine trigoon on selline tark saak või selline küps meistriteos. Ja kvaliteet on siis selline integratsioon ja lõpetamine, Prometheuse tuli. Mäletad, et Prometheuse tuli oli siis see tuli, mille Prometheus sealt jumaldat varastas ja inimestele kinkis, selline ülisuur tehnoloogiline läbimurre. Prometheuse tuli, mis on nüüd aastakümnete pikkuse kogemuse poolt leevendatud, toob esile lõpliku seisukoha. Ehk siis Prometheuse tuli tuleb nagu eriti tugevalt niiviisi küpselt meisterlikult esile. Kui opositsioon oli toores jõude vastasseis, siis teisel trigoonil on meistri ja sünteesi omadused. No siis Immanuel Kanti siis see teine trigoon avaldas siis selle puhta mõistuse kriitika oma peateose, mille ta oli esmakordselt kavandanud siis uraan opositsiooni ajal. Siis me näeme hästi palju sünkroonsusi ja uraan oli jõudnud siis täpselt 240 kraadini, et see teise trigooni ajal, siis tema see meister oma peateos, mille järgi Kanti tuntakse, tuli välja. No siis Miguel de Cervantes avaldas siis teise trigooni ajal Don Quixote, täpselt siis, kui uraan oli jõudnud teise trigoonini, siis tema kuulsam teos, eks ju, mida siis tuntakse siin üle maailma. Ja siis see uraani selline täisring siis kulmineerubki seal 84-aastaselt, selline lõplik süntees ja täielik siis see 360 kraadi tsükkel on lõpule jõudnud, ehk siis kuna uraan liigub taevas nii aeglaselt, eks ju, siis me näemegi oma elus, kui me elame 84-aastaseks, siis me mingis mõttes me sünnimegi siia ilma, kui me elame 84-ndani, siis me sünnimegi siia ilma niiviisi nagu üheks uraaniringiks, kuna ta lihtsalt liigubki taevas seal 84 aastaga. No siin kindlasti ma teen tulevikus video, et siis sellest Saturni tsüklist, ehk siis see Saturni täisring on ka üks sellised olulisemaid transiite astroloogias. Saturn siis liigub seal 29–30 aastat, teeb ühe tiiru ära, et siis me seal elu jooksul kogeme 2 või 3 uraani või seda Saturni sellist täisringi, et see uraani või Saturni transiit on ka üks väga oluline ja sellest tuleb kindlasti siis tulevikus videosi. Aga täisring siis, et see on see, millal siis see nimetatakse koju tulekuks, see tähendab seda, et uraan on täisringi ära teinud, ta on umbes 84 aastaselt kogeme seda, see uraanil on see koju tulek on selle asja nimi ka. No siis Tarnas kirjeldab seda kui hetke, mil vaadata tagasi oma elule, tagasi pöördumist algse Prometheuse impulsi juurde, mis hõlmab nüüd kogu elu ja kogu elu tööd ja avastusi. Kvaliteet on siis täisring, Prometheuse impulss naaseb oma alguspunkti, kuid nüüd, kui lõplik testament, süntees kõigest, millest elu on olnud, 180 kraadi opositsioon oli läbimurre, 360 kraadi tagasi pöördumine on kokkuvõte. Ja siin siis Freudi näide, tema siis konjunktsioon 1938 kirjutas siis An Outline of Psychoanalysis, psühhoanalüütilise teooria lühike ja lõplik kokkuvõte. Ja valmis ka siis Moses and Monotheism raamat, millest analüüsiti Prometheuse kuju, kellega Freud oli kogu elu end samastunud. See on muidugi pikk teine lugu, siis Freudi sünnikaart ja Prometheus tema elus. Ja siis Carl Gustav Jungi siis uraani täisringi ajal või tagasituleku ajal koostas siis oma kuulsama raamatu Memory Streams and Reflections, siis unenäod, mälestused ja mõtted. Kui soovite Jungiga tegemist teha, esimest sammu Jungi teha, siis soovitan seda raamatut, see on eesti keeles olemas. See on siis Jungi autobiograafia lõplik süntees. Tarnas märgib, et nii Freud kui ka Jung kirjutasid oma elutöö retrospektiivsed kokkuvõtted just ajavahemikul, mis langes kokku uraani konjunktsiooniga, ehk siis selline kokkuvõtlik süntees, väga hästi näha. No ja siis see tsüklisümmeetria kokkuvõtvalt, uraani siis see terve tsüklisümmeetria, Tarnas rõhutab mustri orgaanilist terviklikkust, uraani tsükli 180 kraadi opositsioon langes kokku suure läbimurdeperioodiga. Samas kui tsükli 360 kraadine lõpp-punkt langes kokku elutöö kokkuvõttega. Ehk siis selline esimene algus või siis see kvadraat on siis seeme, siis on järgmine trigoon on õitsemine, siis
opositsioon on täisõitsemine, järgmine viimane trigoon on saagikoristus ja siis see täisring on lõpetamine. Ja noh, siin on kuulus nagu Jungi selline tsitaat, et astroloogia kohta. Et hämmastaval kombel isegi näiteks, kui inimene sureb näiteks enne, kui tal saab see uraani täisring täis, et ta sureb näiteks 70-aastaselt või 75-aastaselt või enne, kui see täisring täis saab. Et siis Jung ütles, et ja siis astroloogid on sünnikaartides märganud ka, et see astroloogia toimib nagu pärast meie surma ka edasi. Eks see võib olla see, et inimene on 10 aastat surnud ja siis, kui tema sünnihetkest saab see uraani täisring täis, et siis ta saab sellel ajal siis kuidagi kuulsaks või avaldub või toimub mingi ootamatu läbimurre suhtes temaga. Et isegi astroloogia siis hämmastaval kombel siis toimib pärast surma. Ehk siis see Jungi tsitaat, et huvitav on see, et see neetud asi toimub isegi pärast surma. Ehk siis see astroloogia mingil hämmastaval kombel avaldab ka mõju siis peale inimese surma, eks ju, või kuidagi kandub edasi see inimese elu siin all ja see, kuidas asjad üleval on pärast surma. Nii. See on siis esimene selline kokkuvõte sellest uraani tsüklist. Allikaks oli siis Richard Tannase raamatus Prometheus the Awakener, kes soovis, siis mul on see PDF sellest olemas, seal on pikk raamat, seal on siis põhjalikumalt juttu sellest uraani tsüklist ja uraanist üldse. Ja ka siis lähmegi edasi nüüd uraani siis nende isiklikud uraani transiiditsüklitega ja toome siis natuke rohkem siis näiteid inimeste sünnikaartidest. Ja nüüd olemegi rohkem tuttavad siis uraani sellise transiiditsükliga või kuidas ta seal üleval liigub ja siis nüüd vaatame rohkem kuulsate inimeste sünnikaarte, et mismoodi siis see uraani tsükkel seal nende eludes avaldub. Ja esimese näide siis toome natuke rohkem näidet ka siin Freudi näidet me natuke juba vaatasime, aga siis esimene näide on siis Freudi selline esimene trigoon. Ja siis mäletad, see on umbes seal 27 kuni seal 28 või 29 ja siis tema sellised kokaiini eksperimendid ja varased neuroloogilised uuringud sellel ajal. Ehk siis ta hakkas avastama siis sellist, ta oli muidugi suur kokaiini fänn, eks ju. No siis operatsiooni ajal, see on juba meile tuttav näide, on ju see psühhoanalüüsi loomine ja Oidipuse kompleksi kontseptsiooni loomine ja selline hästi tugev siis seal vanuses 42 selline psühhoanalüüs, kui me täna nagu seda tunneme, on ju Freud, siis psühholoogia isa, tema selline läbimurre sel ajal. No ja siis teine trigoon avaldas siis raamatu Beyond the Pleasure Principle, The Ego and the Id. No siis see ego ja id ja kõik need teemad siis jälle selline mingis mõttes nagu see uraani see läbimurdeline osa väga tugevalt siis tuleb esile siis Sigmund Freudi töös on ju. No ma võin siin korra Freudi sünnikaarti teile näidata ka, et just seda opositsiooni hetke, et siin tema siis siin mäletan ka, et siis Freud samastus ise väga palju selle Prometheuse arhetüübiga, see ongi see, et temal siis päike ja uraan siin täitsa kõrvuti ja nende inimeste elu, siin etteruttavalt siis võibki öelda, et või kui te seda tarkvara kasutate, astrotark.ee ja siis ja oma sünnikaarti vaadata, siis kõige esimesena tuleb ka alati vaadata siis neid suhteid, millega sul päike on suhtes. Ja siis järgmisena soovitan vaadata kuu suhteid, ehk siis see on meie öelda, see päike ja kuu on meie selle olemise siin maa peal ja isiku enda olemuse ka selline alusvundament. Siin siis järjest tegelikult tulevadki ennem kõigepealt need päikese suhted ja siis need kuu omad. Et kui soovid siis enda sünnikaardi kohta rohkem teada saada või enda transiitide kohta või siis soovitan Astrotark lehel seda vaadata. Ja eks kindlasti selline kõige magusam osa sellest astroloogiast ongi just see transiitide teema, millele me siis tänases videos ka eriti tugevalt keskendume, ongi just see uraani transiidid. Ja see on ka siis mingis mõttes nagu selline pidev suhe taevaga, pidevalt teadlik olemine, millised planetaarsed mõjutused meid hetkel mõjutavad ja läbi sellest saame ka siis nagu paremad valikud teha, eks ju. Siis Freudi see opositsioon, kui ta siis psühhoanalüüsiga niiviisi jõuliselt välja tuli, uraan opositsioonis uraaniga, see, kuidas seal taevas siis välja näeb, kajab siin hästi vastu. Nii. Ja siis vaatame edasi, et siis ja Freudi see tagasitulek või konjuktsioon, selle näite me tõime ka, et siis selline kokkuvõte siis sellest psühhoanalüüsist, eks ju. Jungi puhul siis, Jungi siis see opositsioon on ju, et
see oli tema puhul siis see kõige intensiivsem eneseanalüüsi aeg, et siin nendest Jungist, mul on ka mu enda Rico Veskiväli YouTube kanalil õige mitu intervjuud siis Eesti jungiaanidega. No siis Jung seda ise nimetas, see oli siis see confrontation with the unconscious või siis sellise alateadvusega nagu rinda pistmine või vastandumine või siis avastamine. Noh siis Jung on ka siis tuntud sellise kollektiivse alateadvuse teooria esiletoojana või leiutajana või populariseerijana. No siis ta avastas siis oma sellest psüühiast või alateadvusest siis need arhetüübid, anima, mina, selfie arhetüübi, transcendentaalse funktsiooni, see peaks olema individuatsiooni. No siis Jung ütleb, et nendel aastatel siin siis 1914, kuidas seal Uraan oli opositsioonis Uraaniga, the years in which I pursued my inner images were the most important of my life. Ehk siis need aastad, seal on siis muidu kõik see punase raamatu ja nende musta raamatute selline tippaeg, mil ta tegeles siis sellise aktiivse kujutlusega või inglise keeles on see active imagination, ehk siis ta sellised sisemiste piltides, unenägudes ja selles aktiivkujutluses ringi liikudes, see saigi aluseks siis Jungi sellele jungiaanlikule analüütilisele psühholoogiale. Ehk siis mingis mõttes jälle see Uraan opositsioonis Uraaniga, see kõige viljakam läbimurdeline aeg meie elus, kus me tuleme millegi uuega esile, no siis Jungi elus ka see korreleerus ilusti tema töös. No ja siis see näite me juba tõime ka, et see täisring, siis ta kirjutas oma sellise kokkuvõtliku teose unenäod, mälestused ja mõtted. Nii, Galileo Galilei siis opositsioon, no see näite me seal juba vaatasime ka, vaatas esimest korda läbi teleskoobi, eks ju, siis Newton kvadratuuri, esimesel kvadratuuri ajal siis tema selline nooremas eas, eks ju, kahepoolne teoreem, siis oli matemaatiline analüüs, optika, gravitatsiooni, pöörduline ruutseadus, langeva õuna juhtum oli ka temal siis selle esimese kvadraadi ajal või kvadratuuri ajal. Ja opositsiooni ajal siis avaldas võib-olla oma see kõige olulisema teose, on siis see printsiip ja matemaatika, Newtoni füüsikaseadused on ju, no siin võib ka siis korra Newtoni sünnikaarti vaadata, eks ju, tema seda Uraani täismomenti on ju 1686, korreleerus siis ilusti siis Newtoni selle printsiip ja matemaatika, noh siin 1687 kirjutatud, täpselt siis selles Uraani opositsioonis on ju. Et me läbi nende näidete, mis me näemegi, et kui hämmastavalt palju siis need transiidid korreleeruvad või on sünkroonis siis inimeste selliste tippelusündmustega. Ja siis René Descartes on ju, opositsiooni ajal siis avaldas teosed siis Discourse on Method ja Geometry täpse opositsiooni piire 1 kraadi ulatuses. Eks jälle siis kuulsamad teadlased on ju, avaldavad siis oma neid tippteosed, mille järgi võib-olla see esimene teos, mida me seostame siis Newtoni või Descartesiga, siis need on kõik need seal opositsioon Uraani ajal toimunud. No siis Francis Baconi avaldas teose The Advancement of Learning. Jälle selline läbimurdeline teos siis Baconi elus. No siis teise trigooni ajal, ma ütlen, vanuses seal 55–57, avaldas teose Novum Organum. Ja siis see on siis Francis Baconi selline kulminatsioonteos. No siis Albert Einstein, siis tema siis oli selline haruldane inimene, et selle esimese trigooni ajal siis või seal 27-aastaselt umbes avaldas siis sellised juba väga sellised läbimurdelised asjad nagu erirelatiivsusteooria, E võrdub MC ruut, on ju, fotoefekt, sellest oli siin juba alguses natuke juttu ka. See toimus kõik siis selle trigooni 1 kraadi ulatuses. No siis võib-olla see Albert Einsteini see kõige suurem läbimurre. No ja siis mäletate, see Uraan opositsioon Uraaniga oligi see kõige suurema läbimurde asi, eks ju, või see transiit. No siis üldrelatiivsusteooria kinnitati kuningliku seltsi poolt november 1919 ja Albert Einstein sai siis maailmakuulsaks. Siin paar videot tagasi siis vaatasime ka näiteks Lennart Meri Uraan opositsioon Uraaniga, siis Lennart Meri ka oma siis kõige tuntuma dokumentaalfilmi Linnutee hääled, mis siis välismaal ka tema kõige kuulsam film, no siis me näeme alati inimeste eludes selle Uraan opositsiooni ajal tulevad need kõigemad asjad. No vaatame siin korra siis seda Albert Einsteini sünnikaarti ka.
siin Uraan siis tal Jupiteriga opositsioonis ja Pluutoga kvadraadis, aga me vaatame siis tema seda Uraan opositsioonis Uraaniga, siin 1919 on täpselt siis Uraan tema sünnikaardis pool tiiru ära teinud, eks ju, see Uraan opositsioonis Uraaniga, siin 1919 kuni 1920 ja siin siis november 1919 sai maailma kuulsaks, siis see suurim läbimurre Albert Einsteini puhul siis ka täpselt selle opositsiooni ajal. Ja siis Jupiter siin muidugi on ka, saab siis vaadata ja oluline on ka vaadata siis nende transiitide puhul siis ka, kui Uraan näiteks võtab mõne teise planeediga tugeva aspekti, näiteks siin siis alati siis see on ka muidugi suur video või suur teema, mille ma kindlasti kunagi mängu toon, siis Jupiteri ja Uraani suhted, et siis kõik sellised kõige suuremad teaduslikud läbimurded ja arengud ja kvantfüüsikad ja füüsika ja üldse kõik teaduse arengud alati toimuvad siis nende kahe Jupiteri ja Uraani suhete ajal. Et see on jälle selline hämmastav sünkroonsus, selline kvantpõimumine võib seda nimetada, suur teema. Jupiter on siis muidugi avardumine ja suurustamine ja kõrged teadmised ja selline laienemine. Uraan on läbimurre, tehnoloogia, vabadus, et siis need on kaks sellist planetaarset arhetüüpi või sellist planeeti, et kui nemad satuvad olulistest suhetesse, siis toimuvad alati sellised suured läbimurded. Ja siis 1927 siis toimus Jupiteri ja Uraani konjunktsioon. Võib korra sellele siin lahti võtta ka, võtame siis huvi pärast, lähme siia 1927 ja siis näeme, et taevas siis koos Jupiter ja Uraan on ju maailma transiidina ja siis Solvay konverents keeldus siis kvantmehaanikast või eiras siis seda kvantmehaanikat on ju ja siis ütles, et Jumal ei mängi täringut. Kuulus siis tsitaat. Siis Charles Darwin, tema elu ka väga märgiline selle Uraani puhul. Siis see näite juba tõime, siis nooruki eas esimese kvadratuuri ajal lahkus siis laevaga oma ekspeditsioonile Galapagosele ja nii edasi. Ja siis tal oli Uraani trigoon, sünnitrigoon ja siis see oli konjunktsioonis Merkuuriga, mis on siis mõtlemine, mõistus, siis see kirjutamine, meel ja intellekt, siis esimesed evolutsiooniteooria sõnastused, Malthuse lugemine, täpse trigooni 1 kraad piires. Siis võib-olla see, mille me teame, mille järgi me tunneme Charles Darwinit kõige paremini või tema kõige olulisem asi, evolutsiooniteooria, kõik sünkroonis siis Uraani transiitidega tema elus. Opositsioon. Tema puhul siis produktiivne, kuid mitte tipptasemel, uuris liikide variatsioone ja siis Jupiter Uraani konjunktsiooni ajal 1856 Darwini ja Wallace'i ühine esitlus Linnean Societies. Võib-olla siis sellest evolutsiooniteooriast. Ja Immanuel Kanti puhul siis esimese opositsiooni ajal sündis algne idee teosele siis puhta mõistuse kriitika või Critic of Pure Reason ja teise trigooni ajal siis avaldas seal 55-selt või 57-lt avaldas siis sellise Uraani toetaval ajal siis täpselt sellise oma kõige tuntuma teose, eks. John Locke, siis tema Uraan, opositsioon Uraani ajal peamiste filosoofiliste ideede varajane areng. Ja siis teise trigooni ajal avaldas an essay concerning human understanding, 2 treaties of government, a letter concerning toleration. Ehk siis John Locke'i elust ka sellised kõige olulisemad asjad või teosed või tema panus ellu ka siis Uraani nende tsüklite ajal, transiitide ajal. Siis Betty Friedan elus üks kuulsamaid feministe kirjutas ja avaldas raamatu The Feminine Mystique 1963, see oli ka siis tema Uraan, opositsiooni Uraani ajal, mis käivitas siis teise feminismi laine 60-ndatel. Siin võib siis korra seda Betty sünnikaartidele näidata ka, et üldse 60-ndad olid ühed olulisemad Uraani enda mõttes. Sellest teen äkki järgmine nädal video, kus ma siis räägin Uraani sellistest tugevatest seisudest maailma ajaloos, maailma horoskoobis, et siin Astrotark lehel on võimalik ka siis maailma horoskoopi vaadata. Praegune olulisem transiit on siis Neptuuni ja Saturni taevas koos olemine. Selle teema peale ma olen siin palju videosid pühendanud ja igal ajal siis läbi meie ajaloo on siis sellised erinevad suhted seal üleval ja
hämmastaval kombel siis kõik sellised, siis ma kerin ajaloos tagasi, et hämmastaval kombel, et siis kõik sellised suured sündmused, kuidas ülal nõnda all, Berliini müüri langemised, kultuurirevolutsioonid, sõjad, pandeemiad, putšide, süsteemide lagunemised, need on kõik siis sünkroonis sellega, kuidas üleval seal planeedid liiguvad ja siis mille järgi 60-ndad olid, miks on 60-ndad on see, et siis Uraan ja Pluto said taevas kokku, olid seal opositsioonis Saturniga, siin Trigoonis Jupiteriga, aga just see Uraani-Pluto suhe on võib-olla üks selliseid olulisemaid teemasid üldse, üks olulisemaid suhteid, siis Uraan on vabadus, revolutsioon, muutus, äkkmuutus, Pluto on siis selline, öeldakse kõike, mida Pluto kaardis puudutab, ta intensiivistab, ta transformeerib, ta hävitab, loob midagi uut, viib massidesse, massid, revolutsioon ja siis siin vastas Saturn, mis on kord ja struktuur ja selline jäik ja muutumatu ühiskond. 60-ndad on 60-ndad just selle suhte pärast siin. Sellest ma räägin äkki järgmine nädal. Ja siis ma just tahtsin teile siis näidata siis selle Betty Friedan'i transiiti, kus ta siis kirjutas oma olulisema teose, mis käivitas siis feminismi teise laine, siin siis 63-64 aastal. Hämmastaval kombel siis alati kuidagi see ülal, kuidas ülal nõnda all, et see kõik toimib koos. Nii, Friedrich Nietzsche siis kirjutas siis enda opositsiooni ajal võib-olla siis kuulsama teose, nõnda kõneleb Zarathustra või Das spoke Zarathustra. Uraan liikus täpsesse opositsiooni 1 kraadi raadius siis, kui teose viimane osa valmis sai. Siis Fjodor Dostojevski, kõigile siin tuttav on ju, opositsiooni ajal siis, Uraan opositsiooni ajal kirjutas siis võib-olla oma kuulsama teose Kuritöö ja karistus ja siis selle teise Trigooni ajal seal 55-57, kui ta oli, siis kirjutas võib-olla siis oma teisegi kuulsama teose Vennad Karamazovil või siis The Brothers Karamazov, kulminatsiooni teoseks. Oscar Wilde siis opositsiooni ajal siis kirjutas The Importance of Being Earnest, siis Percy Shelley näite, mis juba tõime, kirjutas Trigooni ajal siis Prometheus Unbound'i, siis ta muidugi suri 29-aastaselt, et ei jõudnudki kunagi opositsioonini. Cervantes siis kirjutas Don Quixote, selle näite me ka teile juba tõime. Joseph Campbell siis kuulus kangelase müüdi uurija ja sellise arhetüüpse loomingu uurija, avaldas siis oma põhiteose 1000-näoline kangelane või siis The Hero with 1000 Faces. Campbell siis on tuntud sellise müütide uurijana, kangelase arhetüübi uurijana, kangelaste uurijana siis sellistes müüdiloomes, eks ju. Tema siis olulisem teos ka, opositsioon Uraani ajal, siis täisringi ajal see siis avaldus postuumselt, nagu mäletate siis kuulus Jungi lause, et see paganama astroloogia toimub ka pärast meie surma. Bill Moyersi saatesari The Power of Myth siis põhines siis Campbelli teoseleks ja siis Campbellist tuli tema elul siis vastab see, et selline enneolematu postuumne kuulus, eks ju. Ja Arthur Conan Doyle, sünnikaardi päike ja siis taevas Uraan konjunktsiooni all lõi siis kuulsa teose nimega Sherlock Holmes, sellise prometeusliku detektiivi, geniaalne, eksentriline, kokaiinitarvitaja, mässaja, Sherlock Holmesi teame kõik. Päike on siis selline isiklik identiteet, selline meie olemus, kangelane, siis see prometeuslik detektiiv, selline uraanilik detektiiv, sellise transiidi ajal kirjutatud või avaldatud või loodud. Ja kõige viimasena vaatamegi siis Napoleoni Uraani transiite, ehk siis selline tema siis sünnikaardi Marss astus siis või läks Uraaniga Trigooni, siis sel hetkel siis ta, kes on Marss on ju, Marss on siis agressioon, tegutsemine, kaitsmine, vastusurumine, julgus, sõdalase arhetüüp ja kui Uraan läks siis Trigooni, siis see toetav seisu siis Napoleoni Marsiga, siis tema selline geniaalne sõjaline võimekus, avaldus, revolutsiooni levitamine, selline sõdalane siis avaldus väga jõuliselt. Siis see Jupiteri Uraani opositsioon, see oli siis selline impeeriumi võimu tippekt, siin tegelikult peaks olema hoopis konjunktsioon, mitte opositsioon, vaid siis vaatame siit, võtsin selle siit lahti,
1810, et siis temal on täpselt 1810, tal on siis uraan opositsioonis uraaniga, no see suur teema, millest me oleme siin rääkinud, ja siis selline suur impeeriumi laienemine, ja siis uraan taevas oli konjuktsioonis tema Jupiteriga, mis on ka siis seotud sellise, nagu vaata, mis siin siis kirjeldused on, et loomingulised läbimurded, ootamatud võimalused, kvanthüpped, ootamatu muutus, kõik selline vabadus ja läbimurre, siis suurepäraselt korreleerub siis ka Napoleoni elus. Ja muidugi siis tema siin allakäigu algus või siis kus tema siis nagu lüüa sai, oli siis Waterloo lahing. Saturn on siis seotud kõik sellise lõppudega, raskusega, piiridega, karmaga, kõik selline elu raske pool. Siis võime siit kerime siit edasi aastasse 1815, siis kui uraan läks tal siis kvadraati, siin vaatame, kui siin uraan läks ka tal kvadraati Saturniga, siin 1815 ja siin 1816 siis toimuski kuulus Waterloo lahing ja Napoleoni siis selline allakäigu algus, siin võib siis vaadata, et selline ootamatu satuskoha härimine, pahupidine, vead, ootamatu langused ja ebaõnnestumised, selline kokkuvarasemine, vastupanu muutustele, siis kuna Saturn kannab endast hästi palju, siis see kirjeldus on hästi pikk, aga samal ajal ei saa ka see kirjeldus olla lühike, nagu siin näiteks paljud astroloogia äpid annavad mingeid lühikesi kirjeldusi, siis see tegelikult ei vasta nagu päris sellele arhetüübi endale, mida see arhetüüp nagu endast kannab või Saturn kannab endast toodud palju, siis seda tegelikult ei saa niiviisi lühidalt kirja panna. Sellepärast tasub ka natuke hoiduda näiteks tehisaruga või ChatGPT-ga astroloogilistest tõlgendustest, sellepärast et ta üldjuhul on siis treenitud sellise kehva astroloogia peal ja ta võib ka natuke inimest siis nagu võib-olla siis nagu segadusse ajada või liiga lihtsaid vastuseid anda. Aga jah, et siis Napoleoni puhul siis sellise lüüa saamine ja pagendus toimuski siis sellise Saturni uraani kvadraadi ajal, jälle see, kuidas ülal nõnda all kaasa kõlamas. Tänane video siis toetus Richard Tarnase sellise esimesele raamatule, mille nimi on Prometheus the Awakener. Kui on soovi seda raamatut saada, siis võtke minuga ühendust, aga tänast siis videot tegime siis Astro Tark tarkvaraga. Siit on võimalik jälgida enda pikaajalisi transiite, enda lühiajalisi transiite, need on sellised lühemad mõjud, mis meil on sellised 2-päevased või 3-päevased või nädalaajased mõjud. Siin on võimalik siis enda lähedaste inimeste, partneri, laste, vanemate, sõprade kaarte vaadata, enda sünnikaardile keskenduda, et selline sünnikaardiga suhte loomine on ka selline pikk protsess, et ma olen enda sünnikaarti siin juba võib-olla 6 aastat jälginud, mõistnud, et selline individuatsioon või siis selline isiklik areng on elupikkune protsess. Et ma arvan, et ei piisa sellest, kui sa korra oma sünnikaarti vaatad ja need asjad läbi loed, sest inimesel on selline varjatud osa, võime pidevalt arenema ja selline pidevalt siis iseenda sünnihetkega suhtes olemine, need põhiomadused või need elutee, mis me saame sellest sünnikaardist kaasa, et see on ka selline pidev protsess, et mina olen siin mitmed aastad oma sünnikaarti jälginud ja tulen selle juurde ikkagi aeg-ajalt tagasi, sest see aitab mind kuidagi ära tunda, minu tugevusi, minu nõrkusi ja siis muidugi transiidid, millele me täna siis siin palju keskendusime, et ma olen nüüd siin viimasel 3 aastal päris süvenenult enda transiite jälginud, mitte kogu aeg, aga võib-olla kord nädalas või vahepeal rohkem, vahepeal vähem, läinud ajaloos tagasi, vaadanud, et mis mul ajaloos, mis transiidid mul olid suurtel sündmuste ajal ja saab ka vaadata, et mis mind eespool ootab, et selline transiidid on võib-olla siis selle astrotark.ee ka selline nagu see kõige olulisem osa ja võib-olla selle astroloogia puhul ka, et see transiitide jälgimine, see aitab ka meil siis nii nagu isikul areneda, olla teadlikumad siis sellest, et mis teemad meil hetkel käsil on, mis mõjutused meil on ja siis läbi selle saame ka teadlikumad olla, teha paremaid valikuid ja selline oli siis selline uraani ülevaade tema tsüklitest, tema omadustest siis erinevate kvadraatide, trigoonide, opositsiooni, trigooni ja konjunktsiooni ajal. Täisuraani tsükkel 84 aastat, üks olulisemaid, H-tähega William Herscheli siis järgi, tema avastas 1781,
kindlasti on uraan siis see planetaarne arhetüüp, mis on võib-olla kõige rohkem siis tänapäeval ka nagu aktiivne, tehnoloogilised arengud, noh siin järgmistel aastatel siis on toimumas ka Pluto ja uraani siis trigoon, eks ju, et selle valguses ka siis see praegune suur tehnoloogiline areng, AI ja nii edasi, on ju, robootika ja kõiksugune siis energia tootmise tehnoloogilised arengud ja nii edasi, need kõik toimuvad siis uraani, Pluto sellisel trigooni ajal, siin see toetav seis, harmooniline seis, no see hakkas siin 2023 pihta ja siin kuni 29 alguseni, järgmisel siis 3 aastal me näeme tohutut tehnoloogilist arengut, see, millised suhted siis need planeedid või planetaarsed arhetüübid seal ülal võtavad, siis me näeme neid sündmusi siin all, me näeme neid kollektiivsel tasandil, me näeme neid individuaalsel tasandil ja astrotark.ee aitab seda kõike teha. Ja mina siis teie selline astroloogiline nõuandja või teejuht või tähetark ja ma olen väga tänulik, et te olete minu jälgija ja innustan siis teid enda tähtedega suhet looma, enda sünnihetkega, enda transiitidega ja näeme juba järgmises videos. Tšau!